Iga see kombis. No nii, poisid. Mis võistlus on? Mis toimub? Põhimõtteliselt on meil siin nüüd kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Me oleme jooksma siis päris jooksjatega. Meie ise oleme triatlerid küll, aga küll me nendele jooksjatele vastu saame. Mina jooksen ise 2000 meetrit. Johannes jookseb meil 1500, et U18 poisid on tugevamad kui U23 poisid. Te olete trenni ka teinud selle võistluse jaoks või lihtsalt tulite aega veetma? Ei, trenni oleme teinud, aga mitte otseselt selle jaoks, et trenni oleme teinud oma suve tegemiste jaoks. See on lihtsalt vahepõige. Et muidu tegelikult ma isegi oleks võtnud 1500, aga kuna me oleme täna siis õhtul Soome ja siis homme sealt Fuerteventurale, siis ei saa homme nagu võistleda 3000 meetri jooksusse, ega tuli võtta täna 1500 meetrit, et natuke kiirem, aga vaatame, mis tuleb. Mis eesmärk on? Joosta. Mis ajaga? Jääb pärastiseks. Palju sul 1500 rekord on praegu? Ma kunagi olen jooksnud 4.08 väljas ja eelmine aasta teate Estikatel ma eraldi splitti ei tea, aga öeldi, et oli 4.04, seega ma ei tea, 4 juurde kuhugi võiks tulla. Aga põhimõtteliselt asjalood on sellised, see on siin Eesti meistrivõistlused, siin ajad ei loevad ainult kohad. Et ma jooksen kohtade peale siin. Ja mis koht tuleb? Algab 7. Ma ei teagi nüüd. Pärast saate teada. Vaadake video lõpuni. Ja vaadake video lõpuni, teeme nagu plot twisti siia. Kukud või? Jaa, täpselt. Ei, me saame clickbaiti panna, et Gregor Rassa tegi maailmarekordi. Lihtsalt peavad selle lõpuni vaatama. Jah, ma olen soe tegema nüüd reaalselt, nii et... Okei, kuulge tavaina, hea töö. Jussi sokid tegid töö ära, ma arvan. Jussi sokid või? Kuidas oli? Ei, esimene ring oli täiesti loksumine. Ja edasi. Treener kiitis siin vahepeal hea taktikalise lükke eest. Mis taktika oli? See, et sa pundi uuesti kinni püüdsid. Väga õige otsus. Mõtlesin, et juba ainuüksi see ütleb, et võistlus on korda läinud. Et õiged otsused, et aega ajaks ja nii edasi. Mõtlesin ja muidu ma ei jõuaks järgi enam kuhugi. Ma arvan, et Onge nüüd. Veist puudu. Tahtsid maailma rekordi teha? Ja, näis nagu. Hüve. Hea töö. Need 2 ringi seal farmi taga oleks nagu võistluse, siis oleks nagu nende poolt kiiremini osta. See on nagu viimase selle kiirem ma tegin, aga see ei tullu. Väga okei jooks, võib-olla algus natukene rahulikumalt, See nagu väga ei muudnud. Nagu ma taga jumala, nagu ma ei jäänud sellist hetkiga, et kus ma hakkasin nii ajama. Ma ütleks niimoodi, et see, mis siit sai oodatud, see tuli ära, selle tegid ära. Rahuliku südamega laadus ära. Saab minna rattaga sõitma. Ma ei tea, kas me rattad kaasa saame, aga vaatame. Me oleme iga aasta käinud Estikatel kergejõustiklasi kimbutamas. Et sellel aastal langeb see meie esimesse välislaagrisse minekuga samal ajale. Ja seetõttu me oleme ainult esimesel päeval. Ja selle tõttu ka Johannes ja Armin pidid võistlema väljaspool arvestust, kuna lihtsalt täiskasvanute Estikad on nädala pärast, aga siis meie oleme juba Fuerteventura saare peal. Aga noorte Estikatel me oleme ikka tryhardsiga käinud ja tavaliselt ka neid medaleid korjanud. Täna hetkel on praegu saldo 0, aga
Gregor on siin varsti starti minemas, et medalite saldo, aga muidu ma olen juba rahul sellega, et tüdrukud õppisid uusi asju ja tegid õigeid otsuseid õigel ajal, et see on vahest olulisemgi kui see ajaline väärtus, mis lõpuks tuli. Ja poiste puhul, kes nad jooksid väljaspool arvestust, 4.00, Johannesel tonn 500 pole paha. See näitab, et on võimalik nüüd minna ja teha teisi asju peale. Aga mis see eesmärk nagu on? See on nagu mingi testvõistlus või vormitest või mis ta nagu? Jaa, otseselt mul ajalisi eesmärke siia seatud ei ole. Ainuke eesmärk on vaadata, et kas nad suudavad pingutada ja kui nad suudavad pingutada, siis kui palju nad suudavad endast anda. Ja kui nad suudavad endast kõik anda, siis kui kiiresti nad taastuvad. Et just see, et mismoodi nad peale starti käituvad, kes komberdab niisama, kes ju on 5 minuti pärast juba valmis uuesti lahingusse minema. Et kõik sellised vaiksed signaalid kogud kokku ja selles mõttes see on see aeg hooajast, kus meie läheme spets ettevalmistuse peale. Et nad peavadki olema valmis sellisteks asjadeks, kiiremini taastuma. Võta nael ära ja rahulikult peale joosta. Ma ei jõudnud üldse joosta. Seda on nagu üldse kergelt. Alati saagi kergelt. Saab meile mõtte teada. Ma kannatan ära, aga ma ei jõua nagu lõpus mitte midagi teha. Sellest ma mõtlengi, et oleks mingi juba 3. sünd tegelikult sina. Ja no ma ei jõudnud nagu minna. Ma nagu ei oleks kiiremini jooksnud nagu. Ja siis tuli nagu nii raskelt nagu. Ja üldse nagu sellist kerget hetke ei olnud. Nii halb. Pealtvaated. Ma failisin. 4. Väga halb jooks oli. Mis see on? 4. koht on jama. 4. koht on Sportlase lemmik. Loeb ainult esimene koht, aga täna ma ei suutnud võidelda esimese koha eest. Nii et... Sa ei olnud jah selles jutu ajamises täna? Täna ma ei olnud selles. Räägiti teist juttu. Ja räägiti täna teist juttu. Milles asi oli? No ütleme nii, et nagu pole olnud jooksus kõige parem enestunne, tuju, mis rattas on parem olnud, aga esmaspäeval sai koormus tehtud, seal läks kõik nagu väga hästi. Ja nüüd jälle laupäeval täna siis ei olnud erilist jooksutunnet. Aga no siis saab ainult ülesmäkke minna. Absoluutselt. No teised on puhtad jooksjad ka. Aga no peaks ikkagi neist parem olema selles suhtes. Et järgmisel aasta uuesti siis. Absoluutselt. Kõrv järgmine aasta on mis asi sul? No. Ma ei tea. Ma ei saa vist aru. Kohe, kui ma tulen nagu kergejõustika nagu staadionil jooksma, on nagu nii nagu raske lihtsalt. Nagu kui me jookseme esimese ringi 36, siis see pole ka nagu üldse kerge. Ja kõik tuleb nagu nii raskelt.
see oleks hea, kui praegu on kõige raskem aeg hooajast. On ju nii? Põhilised asjad on suvel. See on kõik siuke tore. Nii, mis on? Ma ei tea. Halvasti läks. Ei läinud. Teeme nii, et analüüsi hiljem. Praegu ei ole mingit põhjust. Jälle tuleks peale joosta. Sina ka liiguta ennast, saaksid sa peale ära jooksma. Aitäh! Raskeks läks seitse. Mul oli nii raske tunne juba algusest peale, ma ei tea. Vähemalt parem kui 3 nädalat tagasi. See oli hea, aga midagi imelist on jah. Siis pead lihtsalt Eestikatel uuesti võistlema. Peab tihedamini käima hakkama, arvan. Nii, tervist! Nüüd me siis võistlused on meil kõik tehtud nüüd me läheme laeva peale ja saame lõpuks soojale maale, saame siit ära. Võtame enda masenduse maha ja koolis ka käima ei pea, nii et naudime elu. Nägemist!